Tere pärastlõunat kõigepealt kõigile ja ma võtan vastu Tuuli Seimbergi pakkumise olla tänulik selle eest. Ma olen äärmiselt tänulik, et saan olla siin. Olen tänulik, et olen sellise võrgustiku liige ehk siis harvikhaiguste kompetentsikeskusega seotud. Ise olen täiskasvanute neuroloog. Seoses harvikhaigustega saan kokku puutuda ka laste neuroloogidega. Ja minu tegelik igapäevatöö on tegelikult, ma olen neurofüsioloog. Ehk siis ma uurin närve ja lihaseid, natuke ebamugav uuring on see. Ja saangi diagnoosida siis erinevaid neuromuskulaarseid haigusi. Aga nagu öeldud, oleme siis täiskasvanute neuroloog ja püüan teile rääkida täiskasvanute neuroloogi vaatest kahest kutsume küll nende neuromuskulaarsed haigused. Need ei ole tegelikult lihashaigused, sest üks on spinaalne lihasatroofia, teine Duchenne lihasdüstroofia. Aga ise pean küll ennast suhteliselt nooreks, aga peab ütlema, et see 20 aastat tagasi, kui ma ülikoolis õppisin, siis oli ka selline või veel selline suhtumine, et on mõned haigused, mis on laste haigused, täiskasvanute laste neuroloogias ja täiskasvanute neuroloogid nendega kokku ei puutugi, sest need isikud ei jõua täiskasvanute neuroloogini. Ja siis oli ka veel see, et väga paljud spinaalse lihasatroofiaga, SMA3-ga inimesed jõudsid täiskasvanute ikka nagu ka Duchenne lihasdüstroofiaga, aga kuna regulatsioonid ei olnud veel nii selged, siis paljud nendest lastest, kes said täiskasvanud, nad jäidki laste neuroloogi juurde. Esiteks selline psühholoogiline kontakt, mis neil jäi, turvalisus, see, mis siis juhtub, kui ta saab nüüd 26-aastaseks ja on seal kuskil mujal, et tihti need lapsed jäidki siis laste neuroloogi juures käima. Aga täna on olukord teine. Meil on nii palju rohkem teadmisi, me diagnoosime neid haigusi rohkem ja meil on ravivõimalused, nagu me täna oleme kuulnud. Et mida siis üks täiskasvanute neuroloog mõtleb, teeb, peaks tegema ja mis oleks vaja meil paremini täna teha. Ütlen veel ka seda, et hoolimata sellest, et meil on küll harvikhaiguste kompetentsikeskus, aga näiteks neuromuskulaarsete haiguste keskust või niisugust tsentrit meil kahjuks veel Eestis ei ole. Püüame sinna suunas liikuda, aga täna veel seda nii ei ole. Mida nüüd teie näete? Ma ise leian, et mul huvide konflikti pole, aga olen natuke teadusega seotud ja mõnede harvikhaiguste ravimitega. Nii. Mõtlesin teha, professor Õunap-Vennen küll rääkis sellest juba, aga et mis need haigused, kuhu me peaksime need spinaalse lihasatroofia ja Duchenne lihasdüstroofia paigutama või üldse lihashaiguse. Et kui meil on, kus see lihase nõrkuse põhjus võib olla, siis see võib alata ajukoorest. Et kui meil on ajuinfarkt ehk insult, siis see tekitab samamoodi vastaskeha poole nõrkuse. Ehk siis, kui me lihtsalt peale vaatame, siis see on lihasnõrkus. Aga neuromuskulaarseks haiguseks see ei lähe. Seljajutrauma näiteks tekitab ju nõrkust, lihas ei saa oma signaali kätte ja meil siis vastav jäse ei liigu. Ja nüüd me jõuame siis motoneuroni haiguse juurde. See juba klassifitseerub siis neuromuskulaarseks haiguseks ja see on meil siis motoneuroni haigus. Alumise motoneuroni, see on siis närv, mis annab signaali lihasele, et tuleb liigutada, see on haaratud. Närvijuur võib olla kahjustunud radikulopaatia. Võib põhjustada samamoodi, kui ta on väljundunud lihase nõrkust, sellepärast, et signaal ei jõua lihaseni. Neuropaatia ise, päris perifeerne närv on haige, müasteenia, närv saadab küll signaali, aga lihas ei saa seda kätte, sellepärast, et siin on näiteks autoimmuunne reaktsioon. Ja siis müopaatia ehk lihashaigus. Ja nüüd võiks tulla mul, ehk siis Duchenne lihasdüstroofia läheb siis siia lihasele, ehk meil on probleem
konkreetselt lihases, see on düstroofia, ehk siis see lihas hakkab alla käima, tema funktsioon ei ole normaalne, lihaskiud asendub, lihasrakk asendub rasvkoe ja sidekoega ja siis motoneuroni haigus ja spinaalne lihasatroofia tegelikult on hoopis seal seljaaju eessarves. Nii et nad on erinevates kohtades, tegelikult on üks närvihaigus ja teine lihashaigus, aga see, mis sinna kokku tuleb, mida me näeme, on sihuke lihasnõrkus, perifeerse närvisüsteemi haaratus. Jah, siit lähen kiiresti üle. Kõigepealt ma räägin natuke rohkem spinaalsest lihasatroofiast, sest Duchenne'i lihasdüstroofiast oleme täna rohkem kuulnud. Aga tegemist on siis sellise SMN1 geenidefektiga, see on inglise keeles siis survival motoneuron valk, ellujäämise valk. Ja seda on meil kõigil, meil teiega, aga meil teiega siin on olemas ka SMN2 geen, mis siis on nagu pseudogeen, aga kahjuks on tema funktsioon selline, et ta 10–15% on võimeline tootma või sellest selle geeni produkt on ainult 10–15% ulatuses funktsionaalne. Ülejäänud sellest, kuna 7X on, mul on vist siin järgmisel slaidil, et 7X on puudub, siis seetõttu tuleb välja düsfunktsionaalne valk ja see lihtsalt meie kehas hävitatakse. Aga see on nüüd veel väga oluline, kui meil SMN1 geeni üldse ei olegi, siis on nii tähtis see, kui palju on survival SMN2 geeni koopiaid. Kui neid on 0, siis võimalus ellu jääda, seda ei ole. Mida rohkem neid on, seda suurem on siis selle produtseeritava valgu hulk meie kehas. Ja see on siis progresseeruv neurodegeneratiivne haigus, ehk siis need patsiendid jõuavad sealt lapseeast ka täiskasvanute ikka ja see haigus võib avalduda ka väga hilises ja täiskasvanueas. Ehk siis vanasti oli klassifikatsioon tegelikult selle järgi, kui palju neid kas nad hakkasid istuma, seisma, kõndima, siis täna neid SMA 1, 2, 3, 4 seda klassifikatsiooni enam nii palju ei soovitata sellest hetkest peale 2017 aastal, kui meil tuli ravim. Sellepärast, et see ravim muudab natuke nüüd haiguse kulgu ja seda, mida me võime näha, eriti kui hakatakse patsienti ravima enne, kui tal üldse sümptomaatika tekib. Kuna meil on olemas täna siis, ma siit tulen, vabandust, ma natuke liigun slaididega edasi-tagasi. Ma ikkagi siia. Kuna meil on täna olemas ravi siis, ja meil on screening, vastsündinute screening, ehk siis me võime selle diagnoosi saada enne, kui mingisugune sümptomaatika üldse tekib. Ja mis siis tekib? Nagu ma siin näitan, et see pole enam laste haigus, nagu seda vanasti esitati, ja tekib siis taaspöördumatu nende eessarve motoneuronite kahjustus. Aga täna nüüd, kui me näeme neid patsiente palju pikema perioodi jooksul, siis tegelikult tuuakse välja seda, et see survival motoneuron valk avaldub, on meil kõikide geen, see valk on oluline kõikides meie keha rakkudes. Ehk siis, kuigi peamine sümptomaatika on lihasnõrkus, siis tegelikult on ka palju muid probleeme, millele ma nüüd tahan keskenduda. Ravist professor Õunap ennem rääkis, et meil täna on siis olemas ristiplaam ravi kõigile, nii lastele kui täiskasvanutele, tänaseks hetkeks kättesaadav. Ja 2023. aastast siis ka täiskasvanute neuroloogid said hakata ise neid patsiente ravima, ehk siis mul on väga hea meel, et 2 minu patsienti on meiega siin koos ja kuulavad, et mida mina õppides mäletan, et see on haigus, siis millega ma kunagi kokku ei puutu, aga täna on 4 patsienti,
keda saab selle ravimiga natuke toetada. Fakt on see pole geeniravi, eks ju, see on ravim, mida peab igapäevaselt võtma, selle jaoks, et seda survival motoneuron valku oleks rohkem, aga seda võime me kõik teiega võtta, sellepärast et see toimib sellesse SMN2 geeni, kus see 7. ekson on mRNA-s siis ta puudub, ehk siis kui me võtame seda ravimit, siis meil survival motoneuron valku sünteesib keha rohkem, et ei ole nii palju sellist truncated või ebanormaalset valku, aga meil teiega suuremal osal meil siin pole seda vaja tarvitada. Ja nagu ma juba ütlesin, et tänu sellele ravimile me enam ei räägi sellest SMA 1, 2, 3, 4-st, sellest, mis hetkel sümptomaatika tekib, vaid me räägime sellest, mis seisus need patsiendid on. Nii, tulen nüüd selle juurde, et see on multisüsteemne haigus. Ja ma olen siin välja toonud nüüd, kui me oleme täiskasvanute juures, et seal reproduktiivne süsteem on väga suur osa. Kuna see on nüüd ravim, ma ütlesin, me kasutame seda ravimit, aga suuremas osas juhtudest, nagu ennem sai ka mainitud, et me anname lastele ravimit, mida on ennem testitud või ravimuuringud on tehtud suuresti täiskasvanutel. Nüüd on vastupidi. Me anname täiskasvanutele ravimit, mille ravimuuringuid on tehtud lastel. Ja lastel loomulikult ei uuritud seda, et kuidas see siis näiteks spermatogeneesile mõjub, aga nüüd on kahjuks leitud, et ravimil, selle ristiplaamil on tegelikult mõju ka spermatogeneesile. Samas on ka vastupidiseid väiteid, et võib-olla on haigus ise ka sellega seotud, sellepärast et testistes on SMN2 geeni ekspressioon väga, väga kõrge. Nii, ma tulen kohe selle juurde tagasi. Siin siis tahtsingi teile näidata seda mudelit, või pilti siis spermatogeneesist, et jah, uuringud toimusid lastel enne siis prepuberteedi eas, aga me hakkame rääkima sellest, kui meil spermatogenees, spermide tootmine tekib ju puberteedi east ja postpuberteedi east. Ja nüüd siis sinna see ravim natukene mõjutab, mis tõttu on näidatud siis, et toime spermatogeneesile on. Loomkatsetes nähti, et sellel on toksiline toime ja seetõttu soovitatakse, et meil kindlasti peab siis neuroloogi poolt olema ka selline perekonnakorralduse roll, et anda soovitusi, et kui on siis lapse saamise soov, siis me peaksime selle ravimi 4 kuud ennem katkestama selle ravimi võtmise. Ja siis on, nagu ma ütlesin, näidatud seda, et infertiilsus, et fertiilsemad on siis patsiendid, kellel on rohkem survival motoneuron valku, ehk siis see geeni ekspressioon on suurem, et võib-olla on see ka haigusega seotud, et seal on nagu 2 asja koos, aga me peame olema lihtsalt mõistma seda, et see ravimi kõrvaltoime on siin oluline. Nii, aga ma tulen tagasi selle juurde nüüd, et me ei ole enam, et nüüd on meil uus mudel, et kui vanasti oli siis, ja kui me räägime lapsest, et meil on perekond ja siis on seal kõik erinevad, neuroloog on mul suurte tähtedega, teie seda ei näe, siin on väike tekst, aga et neuroloog siis võiks koordineerida või vaikne kokkulepe on see, et neuroloog seda koordineerib, kõike toitmisravi, ortopeedi, rehabilitatsiooni. Siis uus mudel, mis näitab, on see, et meil on nüüd, patsient on ise väga tähtis niikuinii, nüüd on ta täiskasvanud, et siis on siis autonoomia pool, perekonna roll, me ei tühista seda, aga me peame selle natukene tagasi tõmbama. Ja nüüd, kui te vaatate seda noolte hulka siin, et siin on hästi tähtis selline, et meil peaks kuidagi see koordineerimine paremini käima. Tunnistan ausalt, et üksi nagu neuroloogina seal olles on seda väga-väga raske teha. Et sellest tõttu oleks vajalik mingisugune selline neuromuskulaarne keskus, et on meil koordinaator, kes aitab seda kõike
kui meil on vähe patsienti, siis see veel on võimalik, mida rohkem on patsiente, seda keerulisemaks see muutub kõikide spetsialistide koos ühel ajal nagu kokku tulemine. Soovitustes on nii SMA spinaalse lihasatroofia kui Duchenne lihasdüstroofia puhul, et meil oleks nii, et meil on saanud inimene täiskasvanuks, et siis ka laste puhul on praegu, ma tean, kliinikumis Tartus on küll nii, et laps võetakse statsionaari ja püütakse siis võimalikult lihtsalt see ja lastekliinik töötab nagu väga funktsionaalselt selles mõttes, et seal püütakse kõik need spetsialistid sinna korraga saada selle statsionaari ajas. Täiskasvanute neuroloogias, meil on elustiili haigused, meie statsionaar on täis neurodegeneratiivseid haigusi, insulti. Et seda asja on seal oluliselt keerulisem teha, meil võiks olla päevastatsionaar, sellest aastast on päevastatsionaar võimalik skleroosis multiplexi patsientidel, et nad saavad nagu ühel päeval tulla, ideaalis oleks nii, et see patsient tuleb meil ühel päeval ja kõik spetsialistid saavad koos tulla, aga seda peab kuidagi koordineerima, see on tohutult raske. Ma eelmise aasta lõpus proovisin ühe patsiendiga, võttis enne mitu päeva minu isiklikust muust tööst, et seda kõike kokku saada ja see ikka ei õnnestunud. Kindlasti see on kogemuse asi. Ja neid väljakutseid on palju, et nagu Teele enne mainis, et see üleviimine, et inglise keeles on transition ja transfer, et muul maailmas räägitakse seda, et meil peaks olema see, et kõigepealt toimub see transition, ehk siis me hakkame väga varakult plaanima, kuidas me selle lapse täiskasvanute ravisse üle viime. Ja see võiks hakata mõlema haiguse puhul kuskil 12. kuni 15. eluaastal juba peale. Ma olin täitsa üllatunud, kui ma seda lugesin sellist, ma pole ise nagu kunagi niimoodi mõelnud. Ja siis toimub see. Erinevates riikides on kokkuleppeliselt või on arvatud või soovitused erinevad, näiteks Ameerika, Saksamaa on see, et 18. eluaastaks võiks olla see piir, kus ta läheb täiskasvanute neuroloogiasse ja 25. eluaastaks võiks see olla toimunud. Aga see ei saa toimuda niimoodi, et üks tohter paneb ukse kinni ja teine teeb selle lahti, sest meil ei ole seda informatsiooni ja selle jagamine, sellega peab tegelema, aga see on, tunnistan mina, on meil veel alles lapsekingades ja see on probleem ja sellega tuleb tegeleda. Jah, jälle võib-olla täna juba kõik räägitud asjad, millest ma olen veel praegu spinaalse lihasatroofia juures, mida peab siis arvestama lapse saamise asi, nagu ma ütlesin, meeste puhul see viljakus, mis on mõjutatud nii haigusest kui ka ravimist, naiste puhul rasedus, kuidas seda jälgida, sünnitus ja siis muu hingamisfunktsioon, skolioosi küsimus mõlema haiguse puhul. Skolioos süvendab seda, et meil hingamispuudulikkus, kui meil on väga väljendunud skolioos, siis on ka hingamisfunktsioon halvem. Ehk siis selle peaks võimalikult varakult, ennem täiskasvanu ikka võiks olla ära lahendatud. Toitmisravi, seedetrakti probleemid ja ravimid, nagu ma rääkisin. Jah. Siin lihtsalt üks slaid veel ennem, nagu ma ütlesin, et tegemist on siis ravimiga, mis on laste peal proovitud ja täiskasvanutele hakkame andma. Aga praegu käivad erinevates riikides uuringud, mis tõesti näitavad, et nii nusinerseenilt, mis siis on intradekaalne, kui siis meil kasutusel olevad ristiplaam, et on Prantsuse ja Itaalia keskustes tehtud uuringud, et need on küll tõesti niisugused väga väikese kohordiga, aga kliiniliselt on mõlemates uuringutes olnud niisugune selge paranemine nii objektiivselt kui siis ka patsientide enda subjektiivsetes kaebustes. Nii et ka meie siis jätkame ravimi kasutamist. Siin on slaid, me oleme seda korduvalt näinud, ma tean, ma olen üle aja, kohe lõpetan, et see on see, mida varem kogu aeg näidati ja ma
Jüri näeb seda slaidi ka siin, et nagu vanasti öeldi, et haigus progresseerub ja 90% sureb enne 20. eluaastat, aga see oli siis, kui meil see toetus ei olnud nii ja meie teadmised ei olnud sellised nagu täna. Täna see ei ole enam niimoodi ja meil on ravimid ja ma selles mõttes olen ma iga päevaga, mida rohkem ma loen nendest uuringutest, seda rohkem ma positiivsemaks muutun. Et on lootust. Nii düstrofiini geenist ma ei räägi. Et tegelikult on näidatud viimaste uuringutega, et see eluiga on tõusnud 10 aastat. Et see on juba 30 aastat ja see on keskmine. Prantslased tegid just uuringu, see on mul vist siin ka olemas või ei ole, siin on. Prantslaste uuring, et nad vaatasid siis täiskasvanud Duchenne lihasdüstroofiaga patsiente, mis on nende probleemid põhilised, ongi siiski hingamisfunktsioon ja kardiomüopaatia, sest need on ka need põhjused, mis selle väga varase suremuseni viivad. Aga need on kõik tehtud isikutel, kellel ei ole ravi olnud, mitte mingisugust. Mitte mingisugust, vaid ei ole olnud spetsiaalset haigust modifitseerivat ravi. Nii. Ja võib-olla ma saatsin veel seda teile slaididele tähenduseks, millal me alustame glükokortikoidravi, aga millal siis me lõpetame selle glükokortikoidraviga. Et see on ka olnud nii selline grupiti erinev, aga näiteks Prantsuse grupp soovitab või nende soovitused on siis sellised, et sellest hetkest, kui patsient jääb ratastooli, siis me ei lähe enam selle kõrgdoosiga 75 mg 0,75 per kilo, vaid 25 mg igapäevaselt. Et me ei lõpeta, et see ei tähenda seda, et täiskasvanutel lõpetatakse see glükokortikoidravi, sest glükokortikoidravi mõte, et ma alati tudengite käest küsin, et meil on geneetiline haigus, aga miks me anname glükokortikoidravi? Et see on ju selle jaoks, et see lihasrakk, kui ta nüüd on meil ebastabiilne, ehk siis igasuguse pingutuse peale rakk puruneb, siis organism reageerib sellele kui mingisugusele traumale ja sinna tuleb põletik. Glükokortikoid on see, mis hoiab seda põletikku ära ja ta vähendab seega seda lihase kahjustust. Et see on see. Nii, aga teile juba rääkis tegelikult kõigest, sest need slaidid on juba olnud. Et vabandust, läksin üle aja. Ei ole hullu, aitäh.